Aga alustame siis. Et loodame, et Jaanika tuleb tagasi meie juurde ja võtame täitsa algusest. Et meie veebikohtumine, kuidas valida robootikavahendeid siis kooli. Ja küsimusi saate te siis jooksvalt esitada läbi tekstivestluse, et siin üleval ääres on selline mõnus chativestluse väikene märk, klikite peale ja siis saate kirjutada. Samuti me siis ka selle veebikohtumise salvestama ja see on ka järelvaadatav. Ja mina olen siis Janne Kivila ja Insplay haridusvaldkonna juht ja suur aitäh teile kõigile, et te olete siia kuulama tulnud. Kui teil on küsimusi tekkinud, siis võite alati neid siis chati esitada ja hästi tore ongi, kui me saame seda ka vestlusena läbi viia. Ja meiega on siis loodetavasti õige peaga Jaanika siin olemas ning Rasmus Kits. Jaanika on siis Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi õpperobootika nooremteadur ning Rasmus Kits on Tallinna 21. kooli robootika õpetaja. Et annan sõna ka Rasmusele. Saad ennast paari sõnaga tutvustada. Tere kõigile, mul on hea meel täna siin teie ees olla, virtuaalselt küll, aga pole hullu. Saame ilusti hakkama, me oleme juba harjunud. Tõepoolest, Janne siis minu poole pöördus ja palus siis minu abi selles osas, ehk ma saaksin jagada võib-olla siis oma kogemust ja oma tähelepanekuid kõiges selles, mis puudutab siis koolirobootikat ja võib-olla siis haridusrobootikat natukene laiemalt ka. Ehk siis, et küsimusi, nagu ma aru saan, on väga palju ja eks me siis Jaanikaga kordamööda hakkame neile jõudumööda vastama ja võib-olla natukene vaidlema, äkki läheb põnevaks ka ja loodame siis, et sellist aktiivset kaasaelamist tekstivestluse kaudu. Aitäh! Nii, ja siis tere ka minu poolt, et Rasmus siin just ütles, et hakkame vaidlema. Ma arvan pigem, et hakkame üksteist täiendama. Rõõm kuulda seda. Ja mina tänan teid kõige sellest, et meil on siin üle 70 küsimuse tulnud, et seda on ikka päris palju. Ja teemad jagasime üsna loogiliselt ära, et kõigepealt siis teeme algust üldse, kuidas selle robootikaga koolis alustada. Erinevad kooliastmed, et mis sobib siis esimesse, teise ja mis kolmandasse kooliastmesse kõige paremini. Distantsõppest ja lõimitud õppest vaatame paar küsimust üle. Kindlasti ka Lego Education ja Progetiigri taotlusvoorust oli siis ka üldiselt väga palju küsimusi, et vaatame siis ka Progetiigri taotlusvooru küsimused üle. Ja võtamegi siis kõigepealt selle kõige lihtsama variandi ette, et kuidas me siis selle robootikaga alustame. Milliste seadmetega üldse alustada, kui varasem kokkupuude puudub? Jaanika ja Rasmus, kohe teie käest küsin, et millega teie alustaksite? Las Rasmus alustab, ta on robootika õpetaja, siis ma saan oponeerida. No nii, võib-olla mul on kõige parem jagada seda, kuidas mina alustasin. Ehk siis enda hinnangul alustasingi just täpselt nende samade vahenditega, millega te võiksite alustada. Ühel toredal ilusal sügisesel päeval aastal 2014 toimus Tallinnas Reaalkoolis selline tore üritus nagu uus õppetava, millest on nüüd välja kasvanud selline festival nagu Idu Edu. Ja seal ma kohtusin haridusrobootika eestvedajatega, Heilo ja Ramonitega, kes olid sinna tulnud oma töötoaga ja väga põnevate Lego mänguasjadega. Minul oli muidugi suu ammuli, mis mõttes Lego, see on ju mingi titekas, mis te siin teete, ega me siin mingis mängusaalis ei ole. Aga kui ma süvenesin, siis ma tegelikkuses sain aru, et kogu selle mängulise sõna Lego taga on tegelikkuses hariduslik kontseptsioon ja arusaamine. Seega mina võin väga julgelt öelda, et alustada tulebki lihtsatest seadmetest. Alustada tuleb nii vara, kui see vähegi võimalik on. Seega kindlasti mitte koolist, vaid juba lasteaiast ja sellised toredad mängulised kompaktrobotid, mida võib siin nimetada
Bee-botid näiteks, võib-olla see nimi ütleb juba kellelegi midagi või osobotid natuke vanematele on väga-väga sobivad kompaktsed ja mugava kasutusega seadmed juba alushariduses. Seega täiesti julgelt võib peale lennata ja hakata kohe kasutama. Ja õppematerjale on juba eesti keeles ka nii palju, neid leiab igalt poolt. Aitäh, Rasmus, ja mina hakkaks kohe süsteemiga pihta. Et need robotid ju tegelikult on ühest küljest mõeldud erinevatele vanuseastmetele, et Bee-bot on kahtlemata väga lihtne robot, eks ole, aga kui me võtame ta näiteks gümnaasiumi keeletundi, siis lapsed võib-olla naeravad välja. Et võib-olla raskusastmete järgi, et on kõige lihtsamad sellised robotid, mida saab puldiga juhtida. Ehk et ühesõnaga need ei olegi vaja programmeerida. No, näiteks, et saab alustada seal võib-olla Dashi robotiga, saab alustada Sphero robotiga, et mis ei tähenda seda, et need robotid kunagi ei saaks keerukamalt kasutusele võtta, aga et siis see on hästi lihtne, et saad ta puldiga liikuma panna, saad seal vaadata, helisid, teha värve muuta. Ja siis järgmine tase keerukuselt on siis nii-öelda põrandarobotid või sellised nuppudega juhitavad robotid. Vabandust, üks tase on veel, et on olemas ka veel eelprogrammeeritavad robotid või eelprogrammeeritud robotid, see tähendab seda, et see robot on nüüd küll programmeeritud, aga teie ikka ei pea veel programmi kirjutama. Et sinna alla näiteks kuuluvad osoboti robotid, et kus te siis tõmbate seal värvilisi jooni, seal panete selliseid koodikleepse ja robot siis toimib vastavalt ette antud programmile, aga Edisonil on olemas sellised koodid. Ja sealt edasi läheb siis juba selline lihtne programmeerimine, ütleme nuppudega programmeerimine, erinevad siis põrandarobotid, et kus siis programmeerimise osas ei ole tingimata vaja seda tahvlit või lisaseadet ja samas neid korraldusi, et see on selline keel, kus sõnasid on näiteks 7 või 8 või 10, et väga lihtne omandada, siis sealt edasi tulevad muidugi robotid, et mida saab ja peabki programmeerima, võib-olla ei olegi midagi nendega enne teha ja siin on jällegi, kas me programmeerime neid pildiga või me programmeerime neid tekstiliselt ja siis seal erikategooria meil robotid, mida peab ehitama, konstruktorrobotid. Nii et selles kontekstis ütles Rasmus väga õigesti, et kõige lihtsam on ju kompaktrobot ehk robot, mis on kohe valmis, et sa saad temaga midagi teha, sa ei pea teda enne ehitama hakkama. Aga nüüd, et kui süstemaatiline kokkupuude puudub, siis ikkagi tuleb ennast natukene kurssi viia, nii et ta päris selline lihtne mängupall ei ole, et ikkagi peaks ette kujutama, et mida temaga mängima hakata ja kus hakata. Et lähme küsimuse juurde 2. Tegelikult sai siin küsimusest number 2 ka üsna palju juba vastatud, aga ma ei tea, kas on veel midagi, mis siis kõige universaalsem robot on, mis algklassidele sobiks ja mille tegevus mahuks siis 1 tunni sisse? No kui te seda nüüd 1 tunnis kasutada, mis te üldse teda siis ostate? Et kui sa mõtled, et kas selles tunnis saab midagi 45 minutiga teha, no siis me peame eraldama, eks ole, et kas on nüüd robootikatund, eks ole, robootikatunnis Rasmus teab miljon asja, mida saab mis iganes robotiga teha. Aga kui see on nüüd tavaline ainetund, siis tavalises ainetunnis ju see robootilise tegevuse osa jääb 10-20 minuti piirides, ülejäänud on ikka aine ise. Et päris sellise universaalse robotina, mida saab päris paljudes klassides kasutada, on võib-olla siis tõesti näiteks väike osoboti robot, et hakata pihta, et tõmban talle jooned ja lõpuks ma siis programmeerin teda juba päris keerukalt ja võib-olla ka siis Sphero robot on selline. Ja kui nüüd on see tõesti, ütleme, et me mõtleme, et me peame ikkagi mõtlema, kuhu tundi me viime, et selles mõttes, et kui küsimus on universaalne haridusrobot, kusjuures mina ütleks, et õpperobot võib-olla, mitte sünonüümina, et kui me ta nüüd tööõpetuse tundi viime, no siis kindlasti selline konstruktorrobot on ta Lego Viidu, Lego EV3 veksirobot, aga jah, kui me viime ta muusse tundi, siis me võib-olla ei jõua ehitada, et Rasmus, mis sinu arvamus on, et mis on need universaalsed tunnid, kuhu universaalseid roboteid tuua lisaks robootikale? Mulle tuleb tegelikult kohe meelde üks tore pesupulbri reklaam, kus öeldi niimoodi, et kõik, mis on universaalne, ei kõlba suures kokkuvõttes mitte millekski. Aga tõepoolest mingid sellised ühised jooned võiksid ühel hariduslikul või õpperobotil olla. Ja mulle tundub, et see õpperobot võiks täita 2 eesmärki. Õpilastele üldjuhul meeldib, kui seadmed liigutavad. Ehk siis see õpperobot võiks ühel või teisest pildist kuidagi liikuda või liigutada. Ja nagu Jaanika juba tegelikkuses mainis, siis see õpperobot või universaalne haridusrobot peaks olema ühel või teisel moel juhitav.
on see siis juhitav puldiga või lihtsalt nupule vajutades või näiteks Osobot on ju, me saame öelda, et on ju programmeeritav joongraafika abil või mingil muul moel. Need on nagu tingimused. Ehk siis, et keegi ei taha näha sellist seisvat robotit, mis lihtsalt võib-olla silmi pilgutab ja mitte midagi muud ei tee. Et see ei ole kindlasti see. Aga universaalsus on jah väga lai. Jaanika tegelikult vastas väga hästi, et sõltub eesmärgist, et mitut erinevat valdkonda see robot peaks justkui nagu siis täitma. Ehk siis nagu me oleme aru saanud, siis robot iseenesest on ju õppevahend, mitte eesmärk iseenesest. Ja sellest tulekski võib-olla siis lähtuda, et mida robotiga õpetada saab. Võiks olla see küsimus, mida iga inimene, kes mingit sellist vahendit oskama hakkab või soetama hakkab, endalt Nii, kas ma olen uuesti tagasi? Jaa. Kas ma kadusin pikalt ära? Mul praegu ütles arvuti, et ühendus vahepeal katkes. No me ootasime, et sul tuleb midagi väga põhjapanevat, aga kui me juba jõudsime lasteni, et siis me ei saa mööda laste arvust, eks ole, et mitte ainult pereplaneerimisel, vaid ka robotitega õppetegevuste tegemisel, et mitu last seal klassis on, et nii nagu ka sõbralikud teised Euroopa riigid, et käin päris palju Hispaanias õpetamas, et nendel näiteks mõndades koolides on ostetud üks robot kooli peale või üks robot klassi peale, et enamus neid õpperobotite tootjaid siiski soovitab, et tegevused käivad paari kaupa, et koostööoskuseid arendada, võib-olla saate seal rohkem neid sinna panna, aga üldjuhul, et kui rühmas on 3 last, siis see 3. kipub ülearuseks jääma, kui hästi ei planeeri. Või kui on juba 5 last, siis need 2 tükki tegelevad ilmselgelt mingilegi muuga, et seda raskemaks muutub selle õppetegevuse planeerimine, et mõelge ka, et mitu robotit vaja on, mitu lastel on, kellel siis robotitega õppima hakkavad. Erasmus, on sul paremaid soovitusi, saad ühe robotiga 100 last ära õpetada? Ei, no ilmselgelt saab ühe robotiga 100 last ära õpetada. Need lapsed on hästi õnnelikud. Õpetaja kuskilt kaugelt kapi otsas näitab, kuna see robot on ainult üks, siis puutuda seda ka kindlasti ei tohi, sest äkki läheb veel katki ka. Aga tegelikkuses sattus mulle mõned aastad tagasi kätte üks selline täitsa huvitav uuringu kokkuvõte, kus analüüsiti inimeste koostööoskust ja võimekust ja loodi selline üldine indeks, et kui üks inimene tegutseb mingil asjal, siis on tema töötamise või selline võimekuse indeks 1. Ja kui 2 inimest tegutsevad, siis on nende koostöötamise võimekuse indeks umbes 2,8. Ehk siis sisuliselt 2 inimest suudavad ära teha peaaegu 3 inimese töö. Ja samuti toodi siis 3. inimene sinna juurde ja siis see indeks läks umbes sinna 3,2 peale. Ehk siis oli näha, et see trend läks kohe langusesse. Seega paaristöö on kindlasti väga efektiivne meetod selliste tehniliste vahenditega tegutsemisel ja eriti efektiivne minu hinnangul on see, kui pannakse kokku mitte just võrdse tasemega lapsed, vaid erineva tasemega lapsed, ehk siis, et nad hakkavad teineteist väga edukalt täiendama ja see nagu töötab efektiivsena. Seega paaristöö on kindlasti väga hea. Ühest robotist kahjuks ei piisa. Tõsi ta on. Nii, aga kui nüüd lapsed juba tunnevad tõesti väga suurt huvi ja nemad tahaksid ju alati selle robootilise vahendiga tööd teha, siis kuidas on üldse võimalik õpetajad suunata selle juurde, et võtame nüüd need robotid kätte ja hakkame tegema nendega midagi? No see on minu leiva number selles mõttes. Ma olen seda 4 aastat uurinud ja kaitsen ka lähemal ajal doktoritöö sellel teemal, et tegelikult õpetaja siis võtab seda, ütleme, robot on ikkagi siis mingisugune uus õpetamispraktika, ütleme, et ta ei võta robotit kasutusele, ta mõtleb, et ta tahab kuidagi teistmoodi õpetada ja õpetaja on nõus ainult teistmoodi õpetama hakkama, kui ta näeb, et tal on tema aine õpetamiseks on sellest kasu. Nii et nüüd on pigem küsimus, et kuidas siis panna klassiõpetaja uskuma või olema veendunud, et tal on mõne aine õpetamisest siis sellest robotist kasu. Ja nende õpetajatega on siis ka veel see trikk, et ega õpetaja ei saa sellest kasust aru, et kui ta loeb uuringut, et vaat kui kasulik on, eks ole, vaid et õpetaja siis tahab proovida ja ta ei taha, kuidas ta proovib, ta peabki lastega proovima, ehk et õpetaja mõtleb, et äkki aitab, siis ta viib läbi mingi hulga tunde, mille jaoks tal on vaja õppematerjale, sest ta ei oska neid ise teha ja siis juhtub see asi, mis võib-olla ei meeldi, et siis õpetaja otsustab, et mul ei ole sellest kasu. Nii et
minu poolt siis selline lihtsalt vihjega koolijuhtidele ja ka entusiastidele, nendele eestvedajavatele õpetajatele või ka haridustehnoloogidele, et kui teie kolleeg parasjagu kasutab, isegi terve õppeaasta kasutab seda robotit oma tunnis, see ei tähenda, et ta jääb seda kasutama, siis ta lihtsalt lõpuks saab aru, kas tal on sellest kasu või ei ole, kui see siis oli vastus. Väga hea vastus. Suurepärane. Ma nii väga ootasin, et Jaanika just täpselt sellest niimoodi räägib. Suurepärane. Mina võiks tegelikkuses võib-olla täienduseks öelda ka seda, et õpetaja näeb ju kasu siis, kui ta näeb, et lastel on sellest kasu. Ehk siis, kui õpetaja on julge ja kõike seda proovida tahab ja kui 6. klassi tüdruk hõiskab keset matemaatikatundi, et jess, ma lõpuks sain aru, miks mul seda ringi ümbermõõtu tegelikult on vaja arvutada, siis ma võin öelda, et tegelikkuses vist kuskilt mingi kasu on ikka tekkinud, et keegi on saanud mingi uue teadmise, mingi uue pädevuse, seega kasu on vast olemas küll. Seega see on minu praktika. No täpsustame siis veel selle õpetaja kasu ära, et õpetaja kasu on see, kui ta näeb, et lapsed õpivad siis tema ainet paremini, on sellest rohkem haaratud ja tunnid on ägedamad. Nii et see kasu ei pea olema alati mõõdetav, et nüüd õpilane sai tingimata seal ühe hinde asemel teise hinde, aga piisab ka võib-olla sellest, et õpilane, kes enne passiivselt aknast välja vaatas, et oli tundi kaasatud, et see kasu on iga õpetaja silmis, peaasi, et kasu oleks. Täpselt nii on. Aga võtame järgmise küsimuse veel, et milliseid robootikavahendeid soetada, et võimalikult palju õpilasi saaks korraga õppetunnis mugavalt kasutada. Eks me sellest juba enam-vähem rääkisime ka, aga võib-olla selline kiire kordamine. Nii, Rasmus. Noh, me sellest rääkisime, et milliseid vahendeid kasutada või osta neid vahendeid, mida on piisav arv. Piisav hulk, ehk siis üldjuhul on meil ju koolides 24 õpilast. Ehk siis mina näen, et see komplekt peaks olema selline 12+1 või tegelikult võiks öelda 12+2, sest tarkvara on ju ka vaja ja siis on ju veel vaja mingit reservi ka igaks juhuks, sest igasugu asju juhtub. Aga tegelikult, milliseid robootikavahendeid ka osta, me rääkisime sellest. Universaalsus on ühtpidi hea, konstruktorrobotid annavad palju laiema kasutusvõimaluse, aga nendega tegutsemine on ka alati palju suurem väljakutse. Ehk siis kompaktroboteid, need, mis on nagu lihtsalt nagu paremas võib-olla siis olukorras selles mõttes, et kasutusvalmis, nendega on tõenäoliselt lihtsam alustada ja nendega on ka lihtsam ainetunnis tegutseda, sest keerulisemate robotitega võib ju juhtuda see, et fookus läheb ainetunnist ja aineteemalt ära sellele robotile ja see ei ole tõenäoliselt aineõpetaja või õpetaja eesmärk. Nojah, mina lisaksin ka juurde, et kõige parem on see robot, mille 14 tükki ostmiseks teie koolil raha on. Et ütleme, et näiteks kui see Lego selline väga hea konstruktorrobot maksab 400 eurot, või rohkem ja siis samas on võib-olla mitte nii äge robot, mis maksab näiteks 40 eurot, et siis mõelge ka sellele Rasmuse jutule sellest õpetajast, kes kaugelt siis seda robotit näitab, et kui on valida, et teil on piiratud hulk raha, et kas osta 10 robotit, mis ei ole nii ägedad või üks robot, et siis ilmselgelt tuleb mingi valik teha, aga jällegi, et need nüüd, ma tooks selle aspekti, ma seda küsimust ei näinud, ei oska seda küsida, aga mõelge ka robotite mõõtmetele, et kuhu te panete need robotid ja mõelge, kust neid roboteid kasutama hakatakse, kas need robotid on ühes kohas, et kõik õpilased ja õpetajad tulevad sinna klassi, kus need robotid asuvad, siis need robotid võivad olla suuremad või kui neid robotid on vaja klassist klassi viia, siis äkki need robotid peavad olema väiksemad või on teil äge käru, millega viia ja kui need robotid on vaja juhtida arvutiga, siis need saab ilmselt arvutiklassis kasutada või peate arvutit viima sinna või kui tahvlitega, siis tahvlite juurde, et logistiliselt ütleme, tassida mitmeid kilogramme roboteid näiteks mööda treppe ühest kohast teise on absoluutselt ebamõistlik, nii et te kohe kohtute ruumi küsimusega ja siis te kohtute seadmete broneerimissüsteemi küsimusega, sest ilmselgelt ei ole mõtet osta seda ainult ühele õpetajale, ikkagi ju rohkem hakatakse need kasutama, nad aeguvad kiiresti. Nii et palju uusi põnevaid organisatoorseid küsimusi. Tuli tõesti juurde. Selle peale oskan ma soovitada ühte Sphero Bolti kohvrit, kus on 15 robotit sees ja mida on väga mugav vedada ühest kohast teise. Ja nendega on isegi tehtud katseid ujulas, ma olen näinud.
viisid nad uulasse, ujusid koos kohvrit, ei kohvrit ei visanud, ainult pallid. Ainult pallid. Aga kui me läheme nüüd edasi erinevate kooliastmete juurde, siis alustajatest edasi jõudnuteni, et millised robotid siis sobivad esimesse või teise või hoopiski kolmandasse kooliastmesse? Jaanika? No robotitel, nagu ma ütlesin, on oma need vanusemärgistused, et kindlasti ei tasuks teda tuua robotit, mis on mõeldud lasteaeda, siis ikkagi kusagile kõrgematele koolitasemetele. Et meil on muidugi Eestis pigem kalduvus, et näiteks Lego Viidu robot on mõeldud seal 7. eluaastast, aga me toome ta juba lasteaeda, sellepärast, et meie lapsed saavad juba 4-5-aastasena sellega näiteks hakkama. Et meie pigem seal lasteaeda me toome asju, mis on võib-olla isegi alles koolis kasutatavad. Aga siin on jällegi küsimus selles, et kes see siis valib selle vahendi, et kumb on enne muna või kana, et ju tegelikult õige peaks ikkagi olema see, et on keegi õpetaja, mitte üks õpetaja, vaid ikka mitu õpetajat, need samad abstraktsed klassi õpetajad, universaalsed klassi õpetajad, neil on plaan tuua mingitesse ainetesse, mingitele vanuserühmale ja kui suures mahus. Nii et siin me jällegi võime mõelda, et tegelikult võib-olla isegi gümnaasiumis me võime mõne üksiku tunni jaoks kasutada seda osapoti robotit näiteks ainult selle joone joonistamiseks, aga see, mida me joonestame, võib-olla me visualiseerime näiteks mingisugust päris keerulist, ma ei tea, füüsilist küsimust või keemia teemat, et pigem me peame vaatama ka selle õpetajale, et see vahend oleks talle hästi lihtne ja kuidas ta seda kasutab. Nii et väga lihtne on siis, kui me teeme robootikaringi, et mida suuremad lapsed, seda keerukamad robotid. Et ka mina praegu mõtlen, et võib-olla siis sügisel teen ka esimest korda elus robootikaringi gümnasistidele siin ülikoolis ja mina olen võtnud siis tööstusliku robotkäe, et mina nagu ei hakkagi enam mingi lihtsama asjaga üldse selle gümnasisti juurde minema, et tema tahab ju teada, et mis robotist kasu on. Nii et kõrgemates klassides ilmselgelt küsib see õpilane sama nagu meie digiõpikute kohta, et palun, et mis mul seda vaja on, et kuidas see mul õppida aitab, et võib-olla mulle meeldib paberraamat rohkem kui digiraamat, et sama lugu on see, et mis sa topid mulle seda robotit, eks ole, las ma loen midagi läbi või lahendan läbi. Nii et nüüd see seos või lõiming on hästi oluline, nii et vanemad lapsed on ikka päris kriitilised, nad ikkagi ainult selle roboti peale ei hõiska, kui see õpetaja, ütleme, siis ei tea, mis ta saavutada tahab. Rasmus. Ja tegelikkuses Jaanikaga on suures pildis nõus. Tootjad on palju meie jaoks juba eeltööd ära teinud ja neil on päris hea arusaamine, millisesse kooliastmesse see robot võiks siis sobida. Aga võib-olla siin märksõnana veel annaks juurde sellise mõtte, et tegelikkuses need noorema kooliastme robotid sobivad päris hästi ka vanemasse kooliastmesse, kui vanema kooliastme õpilane hakkab huvi tundma, mis robotil kõhus on. Ehk siis mul on sellised kogemused olemas, kus tuleb õpilased, tead, ma võtsin selle Beeboti lahti ja siis tead, ma sealt võtsin, need leedid vahetasin välja jootekolliga ja siis tead, sealt natukene selle kontrolleri sai ka ära vahetada ja vaata, siia ma panin selle veel juurde. Et see oli selline väga ekstreemne näide. Sa oled libedal teel. Aga et siis selline olukord võib ka tekkida, aga tõepoolest, kui on nooremates kooliastmes, me räägime robotist kui sellisest toetavast õppevahendist, pigem nagu sellises mängulises õpikeskkonnas, siis vanemates kooliastmetes juba tulebki selline tugevam tehnoloogiline vaade juurde, ehk siis see robot peab pigem nagu toetama seda tehnoloogilist vaadet ka. Räägimegi mõistest nagu tehnoloogia, elektroonika, füüsika, kõik sellised märksõnad sinna juurde. Ehk siis, et sellest tuleks kindlasti lähtuda. Ja konstruktorrobotid annavad selle siis natukene võib-olla laiema vaate, et näiteks M-boti robot on selline üsna mõistliku sootsa hinnaga robot, millel tegelikkuses on ka väga hea lisavarustuse valik ja mis sobib 3. kooliastmesse, gümnaasiumisse astmesse juba suurepäraselt. Aitäh sulle, Rasmus, veel selle hea täienduse eest. Ja oskate ka seda öelda, et lisaks huviringidele, milliseid roboteid saab ainetundides kasutada, millises vanuses, et tegelikult eks me oleme sellele küsimusele üsna ära vastanud, aga võib-olla on teil täiendust lisada juba? No jällegi see sama teema, et see sõltub õpetajast, see sõltub sellest aineõpetajast, et
toon siis ka oma viimase uuringu näite, et saad ka pärast, saame jagada ka seda teadusartikli linki, kellel meeldib inglise keeles lugeda, aga ütleme, et mina uurisin siis õpetajaid, kes olid need robotid matemaatikatundi toonud ja nad olid otsustanud, et nad teevad seda ka edaspidi. Ja nüüd, kus siis see oluline info tuleb, on see, et nendest õpetajatest enamus oli juba mingil muul moel nende robotitega kokku puutunud, enne kui nad hakkasid need roboteid matemaatikatunnis kasutama, olid nad huviringi teinud või midagi muud. Ehk et siis jällegi see asi, et kui see õpetaja kõige esimest korda selle robotiga nagu kokku puutub, tal ei ole mingid mõtted või ideid, kuidas seda sinna tuua, et siis pigem lihtsamad robotid, aga jällegi mingist hetkest, kui ta on juba natukene kokku puutunud, et kas või on tehtud ettevõtte, ütleme, koolisisesed koolitused, tutvustatud erinevaid vahendeid, nende mõte hakkab liikuma, et jah, et võib-olla esimene aasta läheb nagu selle enesekindluse peale ja siis on juba järgmised robotid, nii et ma ei tea, mina soovitaksin pigem rohkem ikkagi erinevaid roboteid, ainult ühega seal ei piisa, midagi ei ole teha, Rasmus, on ju? Nõus. Väga hea. Nii kipub olema, jah. Aga kui koolis on olemas juba Õidu, on Spike, on EV3 ja Beebotid on ka olemas, millist uut siis soetada, et mina oskan ainult nii palju öelda, et Mbot 2 on nüüd kõige uuem robot, mis meil on tulnud, aga millist uut veel soetada? Kui küsimus on, et te tahate soetada, et mis probleemi te sellega lahendate, et kas teil ei ole, et mina küsiks, et võib-olla oleks targem neid roboteid suurendada klassikomplektideni, näiteks, et saaks rohkem seda ainesse lõimida või kui neil on juba klassikomplektid olemas ja siis need, ma ei tea, õpetajad ütlevad, ma olen nii ära tüdinenud, et tahaks midagi enamat, et siis võib-olla midagi sellist, mis ütleme, et pakuks keerukuse tasemel mingit järgmist väljakutset, et on see siis programmeerimise väljakutse, on see funktsionaalse väljakutse või vastupidi, et äkki skaleerite hoopis allapoole ja mõtlete selles kontekstis, kui näiteks, et Sfero ujub, eks ole, et võib-olla see on nüüd see mingi maastikurobot suudab õues käbi edasi liigutada, et tuua ta mingisse teise rohkem, ütleme, mitteformaalsesse, ütleme selle õpikeskkonda, et mina vaataks õpikeskkonna järgi, aga ikkagi küsimus ongi, et miks on vaja juurde osta, et mis see probleem on, et nii ei saa vastata. Jah, ma hea meelega tähendaks, tõepoolest ma olen Jaanikaga nõus, et mina vaataksin seda aspekti tõepoolest sellest, et kui on soov, siis võiks äkki mõelda õpikeskkonna laiendamise peale. Õueminek ei ole halb mõte ja igasugu roboteid on olemas. Meil on näiteks Eestis väga tore selline robotite või autonoomsete sõidukite tootja ettevõte Milrem, aga ma kardan, et nende robotite soetamine võib eelarveliselt väga suureks väljakutseks osutuda. Seega tegelikkuses on olemas ka selliseid toredaid roboteid, mis saavad tegutseda ka õues ja õue tingimustes või siis olemasolevaid roboteid edasi arendada ja miks mitte liikuda siseruumist õue. See võiks olla päris hea eesmärk. Kuule, Rasmus, aga lähme veel edasi, et need küsimused on alles lõpupoole, me võime varem ära vastata, äkki lastakse varem ära, eks ole. Oli küsimus, et nüüd hübriid, ütleme, hajaõppe või hübriidõppe või distantsõppe, et mõelge siis sellele, et mis on need robotid, mida te saate julgesti ja lihtsalt lastele koju anda, ka erineva sotsiaalse ja majandusliku taustaga lastele, et võib-olla mingeid selliseid roboteid, siis, mis näiteks ei vaja arvutit ja tahvlit tingimata, kui neid ei saa kaasa laenata, et võib-olla selles suunas mõtelda, et anda lastele koju või siis teistpidi, et kui teil on väga head konstruktori robotitega kogemused, et võib-olla suurendada nende arvu, et las nad ehitavad seal kodus, et mõelge selles suunas, et see on ka õpikeskkonna laiendamine, et me viime selle õpikeskkonna lapse koju selle robotiga, miks mitte? Aitäh! Kindlasti meil siin distantsõppe küsimuste juures vaatame korraks veel üle need, mis siin koju siis hea anda on. Aga kust saab leida siis selle ainekavaga seotud õppematerjale ja metoodilisi soovitusi või õpetajate raamatuid? No mina olen tootnud koostöös siis matemaatikaõpetaja Kairi Mustjatsega 3. ja 6. klassile 20 aine tunnikavaga, mis seostub õppekavaga sügisest kevadeni 3 erinevale robootilise platvormile 3. klassis ja ühele robootilise platvormile 6. klassis. Need on siis olemas
e-kooli kotis, et otsite sõna järgi robomatemaatika ja lisaks oleme me siis ühele platvormile tootnud ka 3-aastase õppekava huviharidusele. Näiteks sellised materjalid on olemas, et siis on see robomatemaatika märksõnaga ja kui nüüd soovida sellist, seal on õpetajajuhend kaasas ja just valmis siis ülikooli ja IT-akadeemia koostöös selline kõikidele kooliastmetele erinevate matikvahendite kasutamise materjal, et otsige siis Matik 12 on eesti keeles ja kui tahate inglise keeles õpetada, siis Team K12, mis lõimib omavahel väga erinevaid robootika ja matikvahendeid, ka elektroonikakomplekte, virtuaalreaalsust, seal on statistika sees, aga kogu see Matik K12 on siis vürtsitatud või tema põhiidee on jätkusuutlikkus ehk me tegutseme 5 erinevas jätkusuutlikkuse aspektist. Ja lisaks on mul veel hästi palju materjale, et lihtsalt ma annan Janele lingid, et lihtsalt võtke ja proovige alguses läbi teha ja siis kohandage, et jällegi tulen tagasi oma uuringu juurde, et kuidas siis aru saada, kas teie kolleeg on võtnud robotid oma õpipraktikasse, küsige, kas sa kasutad Rasmuse materjale, Rasmus kohe annab, tal on ka hästi palju toodetud, või kas sa kasutad Jaanika või kas sa kasutad kellegi teise materjali, kui ta ütleb, ma kasutasin neid, nemad on juba enda omi ja palju paremaid, siis ta on õpipraktikast võtnud, nagu ta ütleb, ei, ikka kasutad seda Jaanika ja Rasmuse ja kõikide nende ülejäänud materjaliga, siis ta alles mõtleb, kas jääb kasutama või mitte. Aitäh! Omalt poolt võin öelda ka, et digivihik on ka selline koht, kus saab matemaatika, kunsti, looduse ja tehnoloogia ainete materjaleid, viiteid ja kindlasti on meie Insplay kodulehel ka veel õige pisut materjale, aga me täiendame neid jooksvalt. Just. Ehk siis ma tahtsingi seda öelda, see tore koht digivihik.ee, mis minu ja Insplay koostöös neid materjale koondab. Mul oli Lääne-Virumaal või on Lääne-Virumaal üks väga tore projekt, kus me oleme Lego robootikavahenditele loonud ka kokku 95 tunnikava põhikooli kõigile 3 kooliastmele, loodusainetes, matemaatikas, tehnoloogiaines ja kunstiainetes. Ja mul on eriti hea meel tõdeda, ma praegu märkasin, et näiteks üks nendest toredatest autoritest, kes need materjale on loonud, viibib ka praegu meil siin webinaril. Seega mul on väga hea meel. Aitäh, Sirje! Ehk siis sellised asjad on olemas, e-koolikotis on ka väga palju materjale ja ma arvan, et ei ole probleemi, kui keegi otse pöördub ka minu poole ja küsib, et kuule, kas sul on midagi selle teema kohta või selle teema kohta, siis äkki ma oskan ka vastata. Nii, ja meil on siin juba 5 küsimus ette hüpanud vahepeal, et kuidas kasutada robootikavahendeid 3. kooliastmes. Et tegelikult me sellest ju juba rääkisime, et ma arvan, et me võime täitsa julgelt siit kohe edasi minna. Distantsõppele imitud õppe ja robootilised vahendid siis distantsõppel ja millised võimalused on robootika tundi siis läbi viia selliselt. Nii, kes on viinud distantsõppel läbi mõnda ainet? Mina tean, et sfeeropallidega on viidud päris palju erinevaid aineid läbi ja Rasmus, Jaanika. No mina olen sadu õpetajaid vahepeal koolitanud distantsit robootikavahenditega, sõna otseses mõttes sadu. Et vahet ei ole, mis vahendid need on, aga siis kui me oleme distantsit koolitanud, me oleme siis alati taganud, et õppijal oleks need vahendid kodus olemas. Ja kui nüüd küsida, et kas on vahet, et meil on need õppijad siin, ütleme, ülikoolis või need õppijad on siis oma kodus vahenditega, et siis kahtlemata jällegi see õpikeskkond, millest ei saa üle ega ümber, et alati täiskasvanud õppijal ei ole kodus seda toetavat õpikeskkonda koduloomade, laste ja abikaasade näol. Ja teisest küljest, et kui ta õpib seda oma töö juures, jällegi, eks ole, ta kohati peab tööl olema. Nii et see õpikeskkond on võib-olla see, mis raskendab, ega lastel ju ka hea ei ole võib-olla olla seal väikses korteris näiteks 10 koos, pead jalad koos, et te peate mõtlema, et milline see õpikeskkond on, aga plussina võib öelda, et see õppija, kes siis sealt nii-öelda üksi saab ka seal pusida, et ta on palju iseseisvam, ta kiiremini omandab selle roboti, sest keegi ei tule ja ei aita teda kohe õigele nupule vajutada, et meie siis rakendame sest distantsõppe puhul hästi palju rühmatööd, ehk et siis enamus näiteks ka konverentskõnesid võimaldab need õppijad panna ju õpirühmadesse ja me komplekteerime, et Rasmus ütles, et kuidas komplekteerida, eks ole, paare, et mina võin öelda, kuidas komplekteerida rühmasid, et komplekteerige rühmad siis niimoodi, et seal on keegi hästi kogenud
et kes siis saab teisi aidata ja juhendada ja ei ole mingit probleemi, et sellises olukorras need kaamerad ja mikrofonid ei avaneks, sest sa ju tahad näidata, kuidas täpselt see robot ei tööta. Nii et selles osas ma arvan, see on väga hästi tehtav, et ilma robotit on natuke raske, et ainult nende simulatsioonidega mängimine ei anna seda kogemust, et sul see robot käes on, et see on küll erinev, et saab hakkama, aga ainult sellega ei peaks leppima. Mina saan siinkohal jagada juurde ainult oma isiklikku kogemust. Eile kohtusin ma oma viiendikega ühekaupa. Säravate maskide taga olid säravad silmad. Järjekordne distantsõppe periood on alanud. Jagasin kõik oma vahendid jälle õpilastele välja. Klassis puhub tuul. Seega on võimalik ja ma pean tunnistama, kui murekohaks võib olla see, kuidas õpilane seda õppevahendit hoiab, siis ma võin siinkohal küll öelda, et pole eeskujulikumat ja pole hoolsamat õpilast kui õpilane, kellele nii äge õppevahend on koju kasutamiseks usaldatud. Seega õpilased on väga vastutustundlikud ja väga õnnelikud selle üle, et nad saavad midagi ägedat kodus teha. Rohkem julgust kindlasti koolijuhtidele ja õpetajatele. Ja mina olen ka kuulnud hästi palju, et usaldage oma lapsi, et nad tõesti hoiavad seda vara ja ka lapse vanemad kontrollivad hästi väga seda, et lapsed need kõik tükid alles hoiaks ja mitte midagi kaotsi ei läheks. Nii, aga simulatsioonidest. Kas ja kuidas siis neid kodus saab rakendada ja kas nendest on kasu? Et kui simulatsioonidest siin täpsemalt juttu on, siis mul on tegelikult üks päris suur ports linke. Ma võin need saata siis tegelikult hiljem kõikidele, kes soovivad. Et on olemas B-botil emulaator, Bluebotil, on Dashil ja Microbitil täitsa kindlasti olemas. Kes neid tahab, andke teada. Võin öelda, et on olemas Legole simulaator, tasuline küll, aga on olemas ja väga äge ja töötab lausa kohe väga-väga hästi. On olemas simulaator ka näiteks Arduinole, Arduino komplektidele, see sobiks hästi 3. kooliastmele gümnaasiumile. Loomulikult simulatsioon täidab oma eesmärki, tegemist on ju simulatsiooniga ja mõnes mõttes on selle kasutamine isegi hea. Ehk siis 10. klassis näiteks ma õpetan Arduino komplektide baasil robootikat ja seal on simuleerimine omal kohal lihtsalt sellel põhjusel, et sinise suitsu teooriat liiga palju ei tekiks ja siis, et õpilased peavad simulatsioonis kõik vooluringid ja kõik asjad tööle saama, enne kui me reaalselt vahenditele käed külge paneme, sest tagajärjed võivad olla kiiresti uusi õppevahendeid vajavad. Ehk siis selles mõttes simulatsioon täidab oma eesmärki hästi. Aga distantsõppe valguses on simulatsioon ikka selline kolmandiku võrra võib-olla oma eesmärki täita, mitte rohkem. Päris vahend on ikkagi palju parem. No mina saan anda siia nüüd kogemuse, et kuna meil just lõppes, eks ole, 50 distantstunniga selline robotkäekoolitus, küll mitte õpetajatele, ettevõtjatele, panen teile lingi, igaüks saab sinna liituda, teha konto ja läbi teha, et küsisime ka siis õppijatelt, et kuidas te siis tajusite, nad ütlesid, et nad said selle simulatsiooni abil, nad said selle robotkäe taseme selgeks ja samal ajal me näitasime neile siis ka distantsilt füüsiliselt laboris kõiki neid asju, mis siis seal simulatsioonis oli, aga me siiski oleme nendega kokku leppinud, et piirangute leevenemisel nad tulevad ja ikkagi panevad ükskord päriselt selle ka nii-öelda käe külge ja on hetkel käimas koolitused, praktiliste oskuste rakendamine distantsilt kutseõpetajatele, siis ma tegin just paar päeva tagasi selline elus testi, et ütlesin, näete, et nüüd ma demonstreerin teile, et seda sama robotkäe käivitamist, et vaatame nüüd siin simulatsioonis ära, jätke meelde, mis on need järjekord, mis on need nupud ja siis näitasime kohe kõrvalt seda sama asja robot käe peal ja küsisime, et kumb on nagu parem või kumb oli nüüd teile efektiivsem õppida, kas see, et me nüüd näitasime või see, et ikkagi seal interaktiivses simulatsioonis saite ise vajutada. No ja siis olid tulemused 50-50, et üks oli parem või teine ja siis me veel ka küsisime, et kas on nüüd piisav või kui efektiivne on, et siis kõik ikkagi leidsid seda, et see on hea küll, et millekski, aga ikkagi lõpuks tuleb selle päris seadmega ka kokku saada. Nii et head proovimist. Aitäh!
Kui nüüd minna lõimitud õppe juurde jälle tagasi, et kuidas siis seda ühte robotit mitmes õppeaines kasutada. Sellest me oleme tegelikult siin üsna palju juba rääkinud, aga vaatame, äkki me saame nüüd 2 viimast küsimust ühendada, et kuidas toetavad robootilised vahendid koostöö ja oskuste arendamist. Nii. No koostööd, kui see ikka pead koos tegema sellest, kui õpetaja paneb sind rühma, siis paratamatult on seda koostööd vaja, et pigem siin see õpetaja roll peaks olema ka oskuslikus rühmade moodustamises, et olen ka saanud tihti õpetajatelt tagasisidet, et Rasmus ütleski, et kui oluline on see rühma moodustamine, et näiteks, et kui pannakse võib-olla sealt tüdruk ja poiss paari, et siis tüdruk võtab võib-olla passiivse rolli, et see poiss nüüd teeb näiteks kõik minu eest ära. Või kui samamoodi, et tuleks ikkagi panna selline tugev ja nõrgem, aga see, et selle nõrgemal on ka võimalus, et suurema rühma puhul siis määrata ära see rollide jaotus ju siis ka see nii-öelda ülesanne, et mida nad siis täidavad ja et jällegi, et võib-olla see fookus ei peagi olema sellel robootilisel vahendil, et kui ikkagi ülesanne on võib-olla teha näiteks prototüüp veeringest kasutades robotit, eks ole, et võib-olla siis üks programmeerib robotit ja teine ehitab selle veeringe prototüübi, et jällegi, et ei tasu üle täpsustada, et kui selle seadme kasutamise eesmärk ei ole, et kõik õpiksid kasutama robotit või kõik õpiksid programmeerima, siis seal rühmatöös võib olla tööjaotus. Et Rasmus too hästi ilus näide, kuidas näiteks Lego robootika võistlustel on tiimis ülesannete jaotus, et võib-olla seda saab ju ka põhimõtteliselt tunnis rakendada. Ma arvan, et see ongi väga mõistlik ja nii tulekski teha. See tööjaotus tekib ja tegelikkuses on vahel õpetajana väga põnev lausa jälgida, kuidas seda tööjaotust ei pea isegi suunama, vaid õpilased ise suudavad seda rolli endas nagu positsioonina paika panna ja see töö hakkab hästi toimima. Ehk siis, et toetavad kindlasti koostööoskuste arendamist väga palju just täpselt sellel samal põhjusel, mida Jaanika rääkis, et õpilased ise ka tajuvad, mis võiks olla nende võimekus, mis võiks olla nende roll ja nad suudavad seda tegelikkuses dünaamiliselt ka kohe siis nagu kasutusele võtta ehk rakendada. Aitäh teile! Nii, nüüd lähme edasi Lego Educationi juurde ja võtame siit kohe esimese, teise ja kolmanda küsimuse kõik ühe suure küsimuse alla. Et kas Lego roboteid on mõistlik kasutada ja kui siis kasutada, mis siis on selle Wiidu, Spike'i ja EV3 erinevus? Rasmus kindlasti oskab nendele hästi vastata, Jaanika kindlasti oskab ka nendele hästi vastata, et kumb teist alustab? No ma tean vähem, et ma alustan selles mõttes, et ma ei ole ju robootikaõpetaja igapäevaselt. Et mina klassifitseeriks neid kindlasti selle programmeerimisinterfeisi järgi, et kuna need on kõik robotid, millega ilma programmeerimata mitte midagi teha ei ole, et siis kindlasti see on see üks osa, et need programmeerimisinterfeisid on erineva keerukusega ja igal robotil on omakorda veel erinevad programmeerimisinterfeisid, et ütleme, teine aspekt on see, et kui kiiresti ma mudeli valmis ehitan, et mida lihtsam on see robot, seda kiiremini ma saan mudeli valmis ehitada ja mida keerukam on see robot, et seda kauem see mudeli ehitamine kestab, et ütleme nii, et vahet ei ole, et kui te üldse üritate neid ainetundi tuua, et siis kui te õpetate nendega programmeerimist, siis ma soovitan ühtset valmis ehitatud mudelit, kui ta on lõimitud näiteks loodusainetesse või mingite asjade uurimisse, et seesama Matic K12 toob näiteks kõikidele nendele robotitele erinevad näited, et kas Spike Prime'ist on ehitatud vinge tolmlev väga jõuline mesilane, näiteks, või Lego Viidust on ehitatud mingi raalimistraktor, et mis on tehtud spetsiaalsed mudelid, et siis ütleme, et tuleks lihtsalt viia see üle projektõppele, et mõelda, et siis kus tehnoloogiatunnis ehitatakse see robot valmis, nii et siin peab sellega arvestama, et kui kaua võtab ka standardmudelite ehitamine, et muidu on väga ägedad, Spike Prime'il on uued ägedad mudelid, õpetaja tüdineb ka ära, tahaks uusi ägedaid, on ju, Rasmus? Ja, tõepoolest. Kas Lego roboteid on mõistlik kasutada? Ilmselgelt on mõistlik kasutada. Kui need juba soetatud on, siis neid tulebki kasutada. Kui veel soetatud ei ole ja on võimalik soetada, siis tuleb ka seda teha. Kuigi tegemist on robootika maailmas õppevahendite mõistes pigem sellise kallima otsatootjaga, aga tänu jälle sellele konstruktorroboti kontseptsioonil on jälle kasutusvõimalused selle võrra laiemad. Ma olen täiesti nõus selle Jaanika sellise nagu
lähenemisega, et see programmeerimiskeskkond ehk siis see liides, mida õpilane kasutab, on eakohane. WeDo on kindlasti sobilik pigem esimesele kooliastmele. Spike Prime liigub teise ja kolmandasse kooliastmele. Ja kui ma saaksin, tegelikult ma juba vastasingi teisele küsimusele, ehk siis, et üks on mõeldud eelkõige esimesele kooliastmele, kus pigem on fookus käelistel tegevustel, mudelite loomisel ja nende rakendamisel. Aga Spike Prime'i puhul hakkab see fookus pigem nagu rohkem minema mitte nagu nii käelistele tegevustele ehitamisele ja ei ole veel ka fookus väga programmeerimisel, vaid pigem on nagu selline kasutusstsenaariumi fookus. Ehk siis, et sellest vahendist saab justkui nagu selline mitmefunktsionaalne õppevahend. Ja ma tegelikult saan vastata ka kolmandale küsimusele. Mul on väga kurb uudis kõigile. Selline robot nagu LEGO Mindstorm CV3 on meil kahjuks oma eluea lõpul. Ehk siis, et robot, mis suure hurraaga 2013 aastat turule tuli, aastal 2021 sealt ka lahkub. Aga ma võin öelda, et see EV3 robot, mis algselt oli mõeldud ka pigem teisele kooliastmele, on nüüd juba rohkem sujuvalt hakanud liikuma sinna kolmanda kooliastme poole ja seal on need tehnilised võimalused ja väljakutsed väga palju rohkem laiemad ja väga palju suuremad. Ehk siis, et see on pigem nagu fookusega juba siis seal. Seega Spike on selline mõnus universaalne, mulle väga meeldivad värvid. Need värvid meeldivad ka väga tüdrukutele, mul on selle üle väga hea meel. Ehk siis EV3 robot oli selline igav ja hall, siis Spike Prime on ilus ja värviline, see on ka kindlasti päris oluline. Kuule Rasmus, aga kuidas see EV3 täpselt turult ära lahkub, et kui sa sellest rohkem tead, et vaata NXT robot lahkus ka ära, aga minu arust sai teda veel päris edukalt mitu aastat kasutada, et kas ta lihtsalt kaob müügilt ära või tuleb talle midagi uut ja ägedat ja kaua see tugi siis kestab? Tegelikkuses müügilt kaob ta nüüd ära, vist juba ongi kadunud ametlikult, enam minu teada ei toodeta. Nii palju kui veel laos jääki on, nii palju müüakse, aga tugi jääb kindlasti, kogukond jääb kindlasti, sest seda robotit on väga palju müüdud ja tugi kestab kindlasti veel 2-3 aastat. See, kas uus asemele tuleb, ma ei tea. Kui ma teaksin, siis ma ei tohiks öelda. Nii on, aga EV3 saab meil veel jagub. Ja viimane küsimus selle kolla, et õppematerjalid WeDo'le meil on olemas. Kindlasti on ka Jaanikal ja Rasmusel, et alati võite julgelt küsida. Ütlengi märksõnana, leidke üles kogukonnad sotsiaalmeedias, mitte ainult ka eestikeelsed, vaid ka ingliskeelsed. Küsige minult, küsige Jaanikalt, küsige teistelt tegevõpetajatelt, kõigil alati kuskil on midagi ja kui ei ole, siis toodame. Mõtleme välja. Toodame. Ongi plaanis teha Spike Prime'ile ka eestikeelseid tõlkeid veel juurde ja õppematerjale ja õpilugusid. Et tuleb kõike. Nii. Kuidas me nüüd selle Legoga nii kiiresti ühele poole saime? Aga Progetiigri taotlusvoor. Et kas virtuaalreaalsuse prill on võimalik taotlusesse sisse lisada? Et seda ma ütlen enda poolt, et jah, on küll võimalik. Et saate virtuaalreaalsuse prillid lisada, saate ka lisada aasta litsentsi ja seal on siis olemas õppekavad erinevatele tundide läbiviimiseks ja materjale on hästi-hästi palju. Kuidas seadmete soetamiseks raha saada? Jaanika ja Rasmus, on teil häid ideid? Muidugi, kõige lihtsam viis tuleb küsida. Muidu ei saa. Aga tegelikkuses on loomulikult see vastus mitmetahulisem ja palju keerulisem. Ja. No mina võib-olla soovitaks, et kui te ei ole üldse varem neid kasutanud, et kas hakata kohe ainetundi tooma, et võib-olla tuua esialgu huviringi, et mitte formaalõppesse ja mitte formaalõppe selliste nii-öelda matik või teadushuviringide käivitamiseks on erinevaid toetusi ja sealt siis võib-olla edasi formaalõppesse suunduda, et ikkagi jällegi, et ma ei tea, kas nüüd lihtsalt robootikaringi tegemiseks kuskilt raha antakse, aga ütleme sellised matik ja teadushuvi arendamiseks, et see ongi ju hea mõte, et see robot pole vahend ise, vaid et see robot aitab seal teadushuviharituse ringis prototüüpida, et võib-olla selles suunas mõelda ja huviharidusringid võivad olla tasulised, et võib-olla siis sellest ringi rahast alustada, aga kindlasti tasub kohaliku omavalitsuse jutule minna ja miks mitte teha siis ka selliseid muidu teistele kasulikke projekte, kus on muuhulgas ka väike seadmete osturaha sees.
Just ja seoses Progetiigriga vaadake siis kindlasti üle lehekülg, kus on hindamiskriteeriumid täpselt neil olemas. Et seal on hästi põhjalikult öeldud. Ja ma võib-olla täiendaks ja juurde veel seda, et kui murekohaks saab see, et koolijuht võib-olla väga ei ole päris kindel, et kas see vahend võiks leida sobivat kasutust, siis ma arvan, et võib minu või Jaanika poole pöörduda küll. Ehk siis ma arvan, et me suudame kindlasti anda ka sellise sisendi koolijuhile ja teadmise, et neid vahendeid on võimalik igati laialdaselt kasutada, et oleks see kindlus, et need vahendid ei jää kuskile riiulile tolmu koguma. Nii, aitäh sulle ja aitäh teile, et olete valmis selliseks asjaks. Aga ülevaadet olukorrast koolides, kus on kitsaskohad seoses tehnoloogia hankimise ja kasutamisega. Et võib-olla see on siin kõige parem chat järje kirjutada. Täpselt teid on siin päris palju kooliõpetajaid, et mis teie koolides on kitsaskohad. Rasmus, Jaanika, kas teie olete sellega kursis? Mis sa silmas pead täpsemalt, et need kitsaskohad all? Vot, kes selle küsimuse kirjutas, mis sa täpselt kitsaskohtade all silmas pead? Ma arvan, et tehnoloogia hankimisega, kas on üldse kasutamisega, kas sellega on? No, aga Rasmus just ütleski ilusasti, et see, jällegi ma panin vahepeal ka lingi oma teadusartiklitest, et seal on, ma ka just parasjagu hüppasin ära, on rahvusvaheline konverents Robots in Education käimas, et ma just esinesin ühe roboti artikliga, lähen kohe jälle tagasi esinema. Et sellistest artiklitest näete, mis on üldse kitsaskohad, mitte ainult Eesti omad, et on see, et ei ole ette nähtud seda tervik implementeerimise või innovatsiooniprotsessi, et seesama, et ei maksa ju ainult see robot, eks ole, maksab ka pärast õpetajate koolitus, maksab seadmed, maksab uute asjade ostmine, et see ongi see kitsaskoht, et selle roboti õppetöösse viimise hind ei ole ainult see, mis te täna Progetiigrilt küsite, vaid see kooli juhtkond peab planeerima pideva püsikulu, sest need kulud tehnoloogiale jäävad, kulud õpetajate täiendõppele, et üks õpetaja läheb ära, teine tuleb, eks ole, vahendite hooldamisele, et see on selline, ongi kulu, ja selle kulu vastukaaluks on veel suurem tulu, et meie õpilased tunnevad huvi tehnoloogia vastu, saavad tulevikus head töökohad, nii tüdrukud kui poisid on siis mõlemad ka selle reaalmõtlemise kontseptsiooniga kokku puutunud, nii et mõelge, tehke see kaaluaus. Aitäh sulle. Vahepeal Rasmus läks ära, tal hakkas kella 3 tund, et ta pidi kiiresti tõttama. Aitäh Rasmusele ka. Ja siin on siis parimad Matiku vahendid kooli, mis me kõikidest enam-vähem ka rääkisime. Ja MakeBlocki toodetele tuleb siis seminar eraldi ka reedel 30. aprillil ja kellel on huvi, siis kindlasti ootame teid sinna ka. Et uus MBOT 2 on välja tulnud ja seda saab siis seal ka näha. Registreerimisvormi leiate meie kodulehelt, et seal on siis teemad on kasulik, sellel on ajaveeb ja viimane blogipostitus ongi siis MBOT 2 kohta ja seal on siis väikene registreerimislink, et sinna kindlasti klikake ja tulge ka MBOT ja MakeBlocki vestlust kuulama. Kui midagi veel ei rääkimata, siis saatke aga küsimused ja valikujuhendi leiate ka meie kodulehelt insplay.eu/edtech. Jaanika, suur aitäh sulle, et sa olid olemas. Aitäh kutsumast ja tegelikult, et üks rong on nüüd kohe ära minemas esmaspäeval, aga veel paar kohta on seal olemas, et algab meil ka ülikoolis, et huviringi juhendaja koolitus, kes soovib teha Matik huviringi, et uurige siis lähemalt Tallinna Ülikooli täiendkoolituste leheküljelt, et koolitus on siis tasuta, kui kuulute vastavasse sihtrühma, nii et kes väga nullist tahab alustada, tulge siis sinna. Aitäh. Aitäh sulle. Ja meie soov on ikka ja alati teie jaoks olemas olla ja mitte siis ainult selle hanke ajal, vaid aastaringselt, et me proovime siis nii palju kui võimalik õppematerjale ka ise juurde koostada ja korraldame võistluseid ja toetame ja aitame üksteist. Ja hästi palju edu teile kõigile hankel osalemiseks ja kui te vajate abi, siis kirjutage või helistage julgelt, et oleme teile olemas ikkagi. Aitäh teile. Aitäh. Nägemist.